Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Ma arvan, paljud, kes on käinud tehisintellekti või ettevõtlusalasel konverentsil Eestis, on näinud väga lahedat startupi Eestis. Portrai asutaja Reijo on meil täna stuudios. Tervist, Reijo! Tere! Ja Kerlin Tigemäe muidugi minuga koos tehisarutamas. Tere! Ja me räägime siis sellest, mida teie teete, AI Photobox, mis teil on, ja räägime natukene sellest tehnilisest poolest ka. Räägime sellest, mis on need erinevad eetikaküsimused, kui me räägime piltide genereerimisest, siis tuleb see deepfakes teemad on ju ja kuidas seda võib propaganda jaoks kasutada. Igasuguseid huvitavaid teemasid tuleb, aga alustame võib-olla sellest, et kuidas üldse Portrai AI, sa võid öelda ka, kuidas see õigesti nagu hääldada, et kuidas see alguse sai, kuidas sa üldse tehisintellekti maailma jõudsid, et anda natukene kuulajale seda tausta? Ja, Portrai on väga hea. Portrai. Said väga hästi hakkama selle hääldusega. Aga muidu jah, mina isiklikult olen üldsegi turunduse taustaga, et ma hariduselt ka TalTechis õppisin ärijuhtimist ja turundust ja eks see ongi see natukene, et kust ma nagu sellega kokku puutusin, et kui alles need ChatGPT-d ja esimesed mudelid välja tulid, siis sisu kirjutamiseks ja selleks olid need üsna head tööriistad siis. Ja jah, peale siis õpinguid töötasin mõned aastad ühes Tšehhi ettevõttes, mis siis müüs valgustid üle Euroopa. Ja seal siis töötades, kuna ma tegutsin rewind, et kuna ma tegin seda nii-öelda kodukontorist, siis mul jäi üsna palju aega üle ka muude asjade jaoks, et kuidas nagu ise kõrvalt veel natukene rohkem raha nii-öelda juurde teenida. Ja siis ma nii muuseas sattusin selle otsa, et otsiti siis Eestist sisukirjutajaid, kes nii-öelda aitaksid eesti keeles siis treenida ühte suurt AI mudelit, mis siis oli parasjagu Eestis launchimas. Ja siis ma umbes aastakese, niimoodi mõned tunnid päevas, siis muu töö kõrvalt kirjutasin siis sinna AI-sse mingid erinevad prompte ja hindasin neid erinevate siis kriteeriumite järgi. Vahepeal tuli seal ka ise siis ette antud promptide põhjal siis neid tekste kirjutada ja luua, et siis seda nii-öelda saaks kasutada treeningmaterjalina. Ja jah, siis lisaks sellele, kuna suur osa turundusest on ka visuaalne, siis ma hoidsin silma peal ka sellel, et millised on siis need AI pildi genereerimistööriistad ja metodid. Ja üks asi, mis nagu sealt AI-ga silma jäi, oli see, et mingil hetkel oli Eestis oli ka hästi suur Barbie-trend, kus sa nägid Facebookis, et kõik oli teinud endast Barbiks ja kasutanud mingid AI tööriistu selle jaoks. Siis nägin jälle väike metafoos. Et siis ma parasjagu samal ajal nägin ka seda, et olid hakkamas tekkima mingid AI avatari generaatorid. Ja siis ma lihtsalt põhimõtteliselt tahtsingi natukene lähemalt nagu teada saada, et kuidas nad siis nagu seda teevad, sest et neid põhilisi suuremaid tol hetkel neid põhilisi suuremaid pildigeneraatorid kasutades ei saanud nagu teha päris neid asju, mida siis need online generaatorid tegid. Ja siis sealt tekkiski nagu huvi, et kuidas see asi siis nagu käib, et kui ma nagu tahaksin ka teha seda, et siis mida ma peaks tegema või ühesõnaga, et kuidas see asi nagu käib. Ja sealt siis põhimõtteliselt ma leidsingi tee erinevate vabavaraliste pildigeneratoriteni. Ja ütleme nii, et see jänesurg sellest, et mida nagu nendega teha saab, see on
nii palju sügavam kui see, mis seal nendes tol hetkel Talles ja Midjourneys teha sai. Ja jah, siis ma põhimõtteliselt installisin endale kodus arvutisse need mudelid ja hakkasin sealt vaikselt nokitsema, et kuidas neid asju nagu kokku panna. Et tol hetkel mul ei olnud nagu mingit plaani selle osas, et ma sellest mingi äri teen. Et see lihtsalt oli mulle endale huvipakkuv asi ja kuna seal neid võimalusi oli palju, siis paratamatult see oli mõnevõrra nagu sõltuvust tekitav, et ma vaatan, et kui ma nüüd proovin nagu mingeid neid uusi mudeleid või uusi kombinatsioone, et siis mis sealt nagu saab ja eks nii ta põhimõtteliselt alguse saigi. Ja mis hetkel sa jõudsid siis selleni, et okei, siit võib päriselt mingi äri luua ja see võiks olla sinu tegevus ja kas see on sinu nii-öelda täna siis põhitegevus või sa teed seda ka teise töö kõrvalt, et? Jah, nüüdseks on sellest saanud juba põhitegevus, et kuna see on läinud võrdlemisi populaarseks, sest see on lihtsalt selline nagu meelelahutuslik ja inimestele puhtalt nagu sellepärast nagu meeldib. Aga jah, et kuidas ma nagu nägin, et sellest võib nagu asja saada, oli see, et ma alguses, kui ma olin selle nagu põhikontseptsioonid ja asjad nagu paika pannud, tol hetkel ei olnud veel see küll nagu nii professionaalne, aga siis ma lihtsalt mõtlesin, et pakun seda kas siis mõnele üritusturundusagentuurile või siis mõnele sündmusele, et siis nii-öelda testida, et vaadata, et kas siuke asi üldse inimestele pakub huvi. Ja tol hetkel oligi natukene läbi tutvuste õnnestus saada ühe firma jõulupeole, kus tegime inimestest back-up'ike. Tol hetkel tegime seda küll neile tasuta, aga arvestades seda, et meil ei olnud nagu otseselt midagi tolleks hetkeks, siis see, et nad üldse nagu meil niimoodi, et meid usaldasid ja kutsusid kuskil enda sündmusele tegema mingit asja, millest nagu nad ise ka päris täpselt aru ei saanud, sest meil ei olnud nagu mingit head tema nagu näidata. Et seda arvesse võttes oli nagu täiesti okei sellist asja nagu tasuta teha. Ja jah, sealt nägime, et inimestel väga meeldis. Tuli juba nagu uute ürituste pakkumised peale ja siis mõtlesime, et nägime, et on niisugune lahe üritus nagu Melt Innovatsioonifoorum ja siis mõtlesime ka, et vaatame, proovime, et pakume sinna ennast eksponendina välja ja seal üritusel inimestel väga meeldis ja seal korraldajate tagasiside oli ka äärmiselt hea ja seal me nagu nägimegi, et siin võib olla nagu midagi, millest saaks nii-öelda nagu päris äri välja töötada ja kus siis võiks ka nagu vaikselt raha teenida. Ja jah, sealt põhimõtteliselt see pall nagu veerema sai, siis me sealt hakkasimegi oma seda nagu toodet tehnoloogiliselt ka nagu edasi arendama veel rohkem, et teha mingeid asju, mida need nagu tavalised online generaatorid nagu teha ei suuda. Ja põhimõtteliselt sealt see nagu läkski. Ja mis on tänaseks üks kõige võib-olla suurem või suurematest saavutustest, kus te siis täna jõudnud olete oma ettevõttega? Ma ütleks seda, et see nagu fotoboksi ja fotolahenduste teema on nagu võrdlemisi niši teema ja üsna nagu väike. Aga vaatamata sellele, siis me samamoodi nagu me ennast Meldil ise välja pakkusime, siis vaatasime, et on Las Vegases korraldatakse mingit sellist globaalset nii-öelda nagu justkui võistlust erinevate fotolahenduste osas, kus siis sai natuke nagu kuldmuna, et saad oma selle töö sinna nomineerida, seal on mingid kohtunikud pandud paneel kokku siis ja siis kes siis hindavad seda, et mis sa siis oled nagu ära teinud ja et see ei piirdu nagu ainult nii-öelda selle nagu tavaliste fotoboksidega, et sa paned selle fotoboksi sinna ja siis teeb nagu pilti, vaid üleüldisemalt nagu mingite suuremate nagu mingi brändi aktivatsioonide ja mingi seda sorti sündmustega. Ja siis me sinna pakkusime ennast välja ja mis hästi läks, saime parima uustulnuka tiitli ja siis kuna see AI on ka teema, mis nagu fotolahenduste osas on üsna palju nagu läinud rohkem maailmas, ma tõtsin seda eestikeelset sõna, tahtsin öelda. Läks hinda.
või noh, said et popuks. seda on nagu, et inimesed on näinud, et see on nagu midagi, mis nagu on meelelahutuslik ja inimesed nagu tahavad, et siis tegelikult seda tehakse juba üsna palju. Ja siis ka see oli juba nagu omaette kategooria seal nagu võistlusel siis. Ja seal me esi3-st 2 kohta võtsime endale. Et noh, see, ta ei ole küll nagu tohutult suur saavutus, aga nagu ikkagi selles nagu oma väikses nišis on see, et nagu noh, siit Baltikumist ei ole nagu varem sealt keegi nagu saanud sellist auhinda. Absoluutselt, ma arvan, et see on kindlasti koht, kus uhke olla ja seda välja tuua, et ma arvan, et neid ettevõtteid, kes Eestist üldse lähevad välismaale ja katsetavad ja pakuvad, on väga vähe. Kas selle nii-öelda võidu kaudu või sellise tiitli, mis te saite, kas sellega tuli ka niisugust rahvusvahelist tähelepanu või mingi koostööpartnerlusi ka juurde või kas on midagi, et mõtteis niimoodi väljapoole minna selle kaudu? Ja, me tegelikult olemegi juba läinud ka väljapoole, kuna noh, jällegi see on nagu nii selline nagu spetsiifiline asi ja paratamatult Eesti turg on väike. Et eriti kui sa tahad nagu mingit nii niisugust spetsiifilist asja teha, siis selleks, et noh, see oleks okei, kui ma kasutaksin mingit teist tarkvara ja teeksin seda niimoodi noh, nii-öelda nagu poole vinnaga ja noh, olekski mõni üritus nädalas ja, aga noh, siis on see, et siis niimoodi nagu ei arene väga, et selles mõttes, et siis ei teki nagu seda finantsi, et ma seda nagu toodet arendada või seda noh, tehnoloogilist poolt, sest see on võrdlemisi, noh, mitte võrdlemisi, see on ikka päris ajamahukas protsess, et kui tahad neid mudeleid seal noh, natukene fine tune ida ja paremaks treenida. Ja tagasi tulles küsimuse juurde siis, et jah, tänu sellele siis me oleme, noh, esiteks on Eestis hea öelda, et kui saadad mingeid pakkumisi välja agentuuridele, et siis saab öelda, et saime auhinna. Ja tegelikult on tulnud ka välismaal neid partnerid meil, kellele siis me teeme ka nii-öelda natuke nagu white label teenusena, siis näiteks juunis tuleb HubSpotil, ma arvan, et olete selle ettevõttega kursis, neil tuleb Generative AI Summit Californias ja siis me teeme nagu neile ka mingit siukest noh, ühe kohapealse teenusepakkujaga siis koostöös ka sellist natukene spetsiifilisemat AI-lahendust. Ja ma arvan, et on paslik seletada ka tegelikult kuulajale igaks juhuks, mis siis teete. Teil on olemas AI Photobox ja kuidas see protsess välja näeb, mis siis lõpuks inimene endaga kaasa saab või võib-olla jah, korraks mul praegu läks meelest ära, et alguses oleks võinud nagu me rääkisime, aga nagu meie teame, vaata, me oleme nii, ma olen ikka väga paljudel erinevatel üritustel endast selle pildi teinud, aga räägi võib-olla korraks niimoodi lahti. Jah, no põhimõtteliselt kõige lihtsamalt öeldes ongi see, et inimene kasutab nagu Photoboxi ja siis tuleb sealt mingi kindla teemaga siis AI pilt. Aga noh, natukene nagu laiemalt võttes on see, mis nagu meie oleme üritanud teha, noh, kuna ma turunduse taustaga ka, et siis ma olen üritanud seda nagu sisu, mis seal nagu selles AI lahenduses nagu on, alati kuidagi ära siduda siis kas siis mingi looga või mingi konkreetse nagu aspektiga, mis siis seotustuks just selle konkreetse brändi või siis ettevõttega. Näiteks me mõnda aega tagasi käisime ka EBS-iga, kus me hetkel siis seda stuudios oleme. Ühel sündmusel, kus me neile tegime siis nii-öelda AI õppenõustajaks, et inimene siis läheb nagu boksi, vastab mingitele küsimustele ja siis seal siis noh, põhimõtteliselt ChatGPT mudel siis analüüsis neid vastuseid, söötsime ette neile siis need EBS-i erinevate õppekavade kirjeldused ja siis justkui määrasime, et mis õppekava võiks siis inimesel kõige paremini sobida nende sealt valikust ja siis noh, vastavalt sellele siis olid ka need erinevad pilliteemad. Et jah, et kuna noh, nende tavaliste AI efektidega boksi on ka tulnud nagu juurde, et siis noh, paratamatult me oleme natuke nagu sunnitud seda oma tegevust muutma selliseks mitmekülgsemaks, et oleks
midagi, mida teised teha ei suuda ja mis oleks nagu veelgi sellisem interaktiivsem ja meelelahutuslikum. Ja video genereerimine ka on ju juurde tulnud, et mäletan, et ainult pildid olid, aga et nüüd viimasel, ma ei mäleta enam, kus konverentsil oli, et siis oli ka vaata videot juurde tulnud, et eks ole paratamatu, et te peate innovatsiooni tooma aina sisse selle tõttu ka, et turg aina küllastub. Ja. Aga võib-olla räägime ka sellest, et sa mainisid, kindlasti ajamahukas on katsetada kogu aeg, mis need parimad mudelid on ja kõik see pool, et mis teil praegu, kui sa peaksid välja tooma selle igapäevatöö on ju siin juures, et mis on need, millega sa igapäevaselt tegeled, on need mudelite katsetamine, on see, ma ei tea, Make.com'is automatsioonide ülesehitamine, mingisuguse tehnoloogia väljavalimine, sest teil on ju ikkagi ka need, kus pildistamine toimub, on, et see on fotoboks on ikkagi ka tehnoloogiline pool, et võib-olla natukene seda igapäevatööd ka jagada. Või on niisugune klientide outreach kas see ka või on juba see, et liialt palju tuleb, ei jõua ära teenindada, see on ka hea probleem, mida omada. Jah, see konkreetne probleem on natukene olnud viimaste nädalate jooksul, aga muidu jah, ma ütleks, et kõik need, mis te siin välja tõite, on kõik need, millega me nagu igapäevaselt tegeleme, et paratamatult peab nagu kõiki asju suutma korraga teha, et oleks asi jätkusuutlik ja ei oleks seda, et tulevad konkurendid ja teevad täpselt sama asja ja siis võetakse klient ära. Et jah, nagu lühidalt võttes me oleme üritanud nagu neid kõiki tegevusi siis hoida tasakaalus natukene enda vaba aja arvelt üsna tihti, aga jah. See vist käib selle startupi ettevõtte loomisega kaasa ka kohati, et kasvada. Aga kui kasvamisest rääkida, mis see niisugune lähitulevik võiks olla, et kas see ongi eelkõige see, et leida neid erinevaid nišše või tootelahendusi juurde või on kas mingid uued tehnoloogiad, mida sa näed, et mis tegelikult, mida sa ootad, mis kindlasti sinu valdkonnas kaasa aitaks? Jah, selles mõttes, et kuna ma olen nagu näinud seda, et neid tavalisi neid AI fotolahendusi on tulemas nagu juurde, et siis me paratamatult juba nagu selle tõttu oleme vaikselt sunnitud nii-öelda tegema väikest pivotit, et ei ole nagu ainult see fotoboks, see siis füüsilise lahendusena see, mida me siis nagu teeme. Üks põhjus, miks me oleme nagu seda sunnitud natukene tegema, mitte sunnitud, aga lihtsalt kui me tahame nagu kasvada, et siis see hetkel see fotobokside kohalviimine, ta ei ole nagu väga skaleeritav, et siin jah, me Eestis nagu, kui me teeme seda mingi 2-3-kesi, siis me saame nagu oma vahel öeldes nagu hästi hakkama, aga jah, et kui tahta nagu seda asja natuke nagu suuremaks teha, siis mis me hetkel meie nagu suunad ongi siis just uute siis võimaluste kaardistamine ja see, et kuidas nagu luua selliseid inimestele lahedaid kogemusi ka ainult nagu internetipõhiselt. Et ma ei tea, kas läks võib-olla natuke nagu liiga... Ja ei, tegelikult huvitav selles mõttes ongi lahendada seda, et skaleeritavust tekitada on ju, sa tahad liikuda online'i nii-öelda on ju, aga siis on jällegi, see on ka täiesti eraldi turg on ju, kui te ei hakka enda mingit pildigeneraatorit niimoodi üles, et ma ei tea, meil on Flux, Midjourney, meil on kõik platvormid olevad, et sinna on ka nagu väga raske minna, et mis see nagu aspekt võib olla, kuidas teie saate liikuda edasi. Kas on midagi sükest, kus sa tunned, et okei, see oleks võib-olla järgmine süke asi, mida te tahaksite katsetada? On midagi sükest? Kui oleks sealt natuke raha veel võib-olla rohkem või? Jah, semmoist üks suund, mida me hetkel oleme nagu vaatamas, ongi sellised interaktiivsemad nii-öelda püsilahendused. Et selle asemel, et me teeme selle nagu ühe asja, ühe ürituse jaoks, näeme väga palju vaeva ja kulutame väga palju aega selleks, et panna see lahendus üheks päevaks kuskile püsti. Et siis et üks siis kliendi segment, mida me oleme hetkel proovimas kätte saada, on siis erinevad muuseumid ja mingid asutused, kus siis inimesed nagu kogu aeg käivad, et siis et oleks sellised temaatilised AI
abil siis interaktiivseks muudetud kogemused. Kogemused. See on päris hea, sest sul ongi niisugune püsiv nii-öelda atraktsioon kogu aeg ja üks ja sama temaatika ja inimesed käivad ja kasutavad, nii et. Jah, sellepärast meil ühel koostööpartneril Brüsselis on tegelikult üks juba selline projekt käigus, et seal Napoleoni muuseumisse inimesed lähevad ja teevad endast nagu mingit Napoleoni piltidega, siis Napoleoni teemadega pilte, et see proof of concept on iseenesest nagu olemas ja see ongi see, mida siis nagu hetkel üritame nagu ka teha, et mitte jääda kinni nagu ainult sinna ühte väga spetsiifilisse valdkonda. Sa mainisid ka seda nagu tehnilist poolt, et olgu, te olete OpenAI mudelitega katsetanud, mis tegi siis näiteks EBS-i lahendusel selle esmase sünteesimise, et analüüsi ja semantilist poolt siis aru saada, aga nüüd teine külg on olnud see, et te olete kasutanud avatud lähtekoodiga mudeleid. Seda sa tõid ka välja. Kui me omavahel rääkisime kuskil üritusel, siis ma küsisin ka, et mis teil nagu seal back-endis toimub. Ja ma arvan, et oleks hea kuulda ka, et kui ikkagi startupi teha, siis on selline kogu aeg ressurssi on vähe, tuleb olla nutikas, et võib-olla natuke räägi seda avatud lähtekoodi, mis teie olete nagu katsetanud, mille pärast olete siis avatud lähtekoodiga mudelid katsetanud, et natuke anda siis teistele sellist vaadet ka. No jah, ma ütleks seda, et peamine põhjus, miks me just nagu kohe erinevate nende avatud lähtekoodidega siis mudelite peale läksime, on lihtsalt see, et neid on alguses on väga soodne kasutada. Et kui sa tahad nagu genereerida midagi nagu täiesti, treenida midagi nagu täiesti nullist, siis see on ikkagi väga tohutult suur ressursikulu ja ajakulu ka. Ja tegelikult on olemas nii palju nagu erinevaid tööriistu ja mudeleid, mida siis saab kasutada. Ja ma ütleks seda, et alguses lihtsalt tahad seda MVP-d valmis saada siis ja vaadata, et kas üldse sellel asjal nagu turg on, et siis et kui sa täiesti kohe hakkad looma nii-öelda jalgratast täiesti nagu nullist, et siis äriliselt sellel ma arvan, et ei ole nagu pointi. Et esialgu, mis me tahtsime teha, ongi lihtsalt see, et katsetada, et mis üldse nagu hetkel olemas on ja vaadata, mis on see, mis nagu puudu jääb ja sealt nii-öelda nagu edasi minna. Et kui me tegimegi üks põhiline siis juurdearendustest, mis me ise oleme nagu teinud, neid tavalisi AI fotogeneraatori on nagu üsna palju, oli see, et me tahtsime teha pilte nagu gruppidega ja kuna nagu ükski siis tol hetkel olemasolev nagu meetod nendega erinevatel põhjustel hakkama ei saanud, muide kui sügavalt ma sinna nagu lähen, aga siis oligi see, et pidimegi hakkama nagu vaikselt katsetama ja mõtlema, et kuidas siis saaks teha nendele mudelitele selgeks, et siin on üks inimene, et milline tema välja näeb, kuidas on teine, kolmas, neljas, viies. Ja et selleks alguses pidimegi hästi palju katsetama mingid olemasolevaid meetodid ja siis sealt nägi ära, et mis nende olemasolevate meetodite nagu puudus oli ja siis juba sai vaikselt nagu ise hakata neid seal edasi täiustama ja niimoodi see asi läks. Ja tehnilise poole pealt teil on ju ka automatsioonid, ma tean, et olen näinud Make.com'is, mis te sinna veel juurde peate kasutama selleks, et saada nagu lõpptoode siis kliendile deliver itud? Jah, selles mõttes Make.com'i me oleme kasutanud küll. See oligi selle konkreetselt selle EBS-i näite puhul kasutasime ka seda. Et see on lihtsalt olnud sellepärast, et kuna me teeme neid asju vastavalt selle nagu sündmusele ja need konkreetsed nagu lahendused on nii seinast seina olnud, et mis on nagu nõuded on, et selleks, et me ei peaks hakkama nagu mingit tarkvarajuppi ise täiesti nullist arendama iga selle asja jaoks, et siis me olemegi lihtsalt osade sündmuste jaoks siis oma need töövood seal ära automatiseerinud seal Make'i platvormis ja jällegi puhtalt selleks, et asi oleks meile endale lihtsam.
Ja selle jaoks ei pea ka tihtipeale olema tehnilist tausta, on ju, et see on niisugune suhteliselt drag and drop või siis sa tööd, noh, sa ise ka mainisid, tehnilist tausta sul selles mõttes ei ole, on ju, aga kindlasti sa oled saanud mingi algelised nii-öelda variandid käima ja noh, siis on kõrvale võetud võib-olla keegi, kes seda üle vaatab, et oleks kõik toimimas, on ju, et lõpuks siis klient oleks rahul ka. Oluline on see, et sa tead seda protsessi, on ju, et mis sammud peavad seal olema. No, üsna palju jah, ma olen ikkagi nagu ise juurde õppinud erinevatest YouTube'i videotest, Discordi serveritest, Redditi foorumitest, et see on ka natukene see, miks need avatud vabavaralised mudelid on nagu head, et nende peale on nagu üsna palju inimesi ehitamas asju, et kui on nagu mingi konkreetne koht, kus sa nagu kinni oled, et siis leidub inimesi, kellelt sa saad nagu küsida ilma, et sa peaksid maksma väga suurt konsultatsioonitasu, sest ka nemad on need, kes nagu alles katsetavad ja leiutavad ja mõtlevad ja vaatavad, kuidas need asjad nagu kokku käivad ja et neid AI lahendusi, mis ongi niimoodi nendest erinevatest juppidest kokku pandud ja sel moel nagu tehtud, et on nagu üsna palju ja eks sealt saab ka seda inspiratsiooni nii-öelda. Ja kui nüüd jälle natukene minna ühest teemast tagasi, siis selle auhinna osas, mis me seal Las Vegasest saime, see konkreetne fotolahendus oli see, et inimene ehitas kastidest, niisugused väiksed puuklotsid, ehitas sellest nagu mingi sellise maja ja siis kasutasime osas mudelit, mis siis nagu tegid sellest nagu päris maja ja nii-öelda panid talle sinna nagu taustale taha. Et see on põhimõtteliselt inspireeritud lihtsalt sellest, et ma nägin, tuli kuskil Instagramis mingi reklaam AI generaatoril, mis oli siis arhitektidele ja disaineritele suunatud, et kus tegid mingi sketši ja siis ta sellest sketšist tegi justkui nagu selle päris maja või sul on nagu mingid joonised ja siis tahad nagu mingid erinevad materjale katsetada või kuidas nagu erinevad need arhitektuuristiilid välja näevad, et siis sealt. Et jah, nagu seal neid asju, kust saab nii-öelda nagu inspiratsiooni võtta, oli päris palju ja ka see oli natukene see, miks me neid vabavaralisi kasutasime. Võimalusi on rohkem. Ja kusjuures ma arvan, et selle juures see sinu turunduse taust ongi väga hea ja väga positiivne, eks, et sul on nagu silma nendele asjadele, et mis on teistel hästi tehtud ja sul on võimalik neid enda siis tootes ära rakendada, ära kasutada. Ja ma arvan, et väga paljud ei tea seda, et Portrai oli tegelikult ka ühe väga populaarse RR-i kampaania taga, mis siin just hiljuti oli ja ma saan aru üle 600,000 pildi genereeriti sealt teie selle toote abil. Räägi sellest ka lähemalt. Jah, see oli isegi üle 650,000, et selle ikka päris palju neid tehti ja see oli natukene üle nädalaga. Okei, väga. See on väga lühikese ajaga. Mis siis toimus, mis seal teha sai? Põhimõtteliselt oligi see, et meie poole siis pöördus RR-ist Birgit Rae, kes siis seal turundusega tegeles ja tema oli saanud meie kontakti kuskilt ka mingi sündmuselt, keegi oli näinud, et siis ta, nii muuseas, kuna me tol hetkel midagi nagu sarnast ei pakkunud, ei teinud isegi ja ta oli nagu mingeid variante nagu uurinud, leidnud, aga kuskilt ei leidnud siis sobivat, siis ta kirjutas meile, et kas teie oskaksite äkki meile nõu anda, et kuidas sellist asja võiks teha või kuidas me saaksime teha mingit kampaaniat. Samamoodi nagu see Barbie kampaania oli. Selle tõi nagu näiteks, et me tahaksime teha midagi sellist. Ja kuna me tegelikult just, ma olin ka ise enda kodulehele teinud sellise väikese widgeti valmis ka ChatGPT abiga ja siis saingi talle öelda, et jah, teeme ära. Ja siis see projekt, ta oli üsna kiire, et meil ei olnud nagu väga palju aega selle asja nagu tehnilise poole jaoks, aga kuna need arendajad, kes meil Eestis nagu aitasid, väga head tööd tegid väga kiiresti, siis saimegi tehtud sellise nagu fotogeneraatori, mis läks ERR-i lehele, kus siis inimesed saidki katsetada, millised nemad siis näeksid välja, kas mõisaprouana, mõisahärrana ja seal olid toapoiss, toatüdruk ka, aga
see mõisaproua oli sealt nendest kõige populaarsem kõik variant. tahtsid mõisaproua olla. jah, et ma ütleks, et vist isegi 400 000 sellest 600-ndast olid need mõisaproua pildid. jah, kui ma mõtlen sotsiaalmeedia peale, siis ma arvan, et ma nägin ka ikkagi enamikke neid, et neid mõisaproua pilte inimestel. jah, ja see läks nagu päris viraalseks, et see läks mitmes meediaväljandes kajastati seda ja päris mitmed kuulsused olid nagu selle nagu pilti teinud, et me ise nagu tol hetkel ei osanud ka nagu arvata, et ta nagu nii suureks läheb. Et kui ma nüüd statistikat mõtlen, siis kõige rohkem korraga vist oli seal 1600 inimest korraga pilte tegemas. Mis selles mõttes. Süsteem pidas vastu ja toimis. Õnneks pidas. Et jah, ma pean tunnistama, et neid stressiteste oleks tahtnud natukene pikemalt teha ja kauem, aga jah, üldjoontes läks nagu täitsa hästi. Ja jah, see konkreetne siis lahendus on ka nagu midagi, mis siis nagu meie portfelli lõi justkui jälle nagu uue toote, et mida me siis juba tegelikult oleme vaikselt pakkumas ka nagu teistele, siis kuna see case study on nagu üsna hea. Äge. Ei on kohe kindlasti. Ja ma arvan, et tegelikult sellega tuli ka see pahupool, mida me mainisime siis sissejuhatuses ka, on ju, et selliste väga heade piltide genereerimise juures tuleb see küsimus, et kus jooksevad need piirid, et kas autoriõigused, kus on need üldse pildid lõpuks jõuavad, on ju, et samamoodi meil on siin, räägime 6000, 5000 või ma ei tea, kui palju inimesi kokku oli reaalselt neid genereerimas, aga teil on väga suur varamu inimestest pilte nüüd on ju, et kuidas teie seda lahendasite, just seda nagu turvanõuet seal juures, et siis need kuskil ei lekiks, et võib-olla natuke avad seda poolt. Jah, selles mõttes see on tegelikult üsnagi hea punkt, mis nii-öelda meediast välja toodi. See, et kui sa laed oma pildi kuskile ülesse, siis sa ei pruugi alati nagu teada, mis sellest edasi saab. Et AI lahendustega paraku on see, et need on mingil määral nii-öelda nagu mustkast. Et kui sul on seal nagu mingid treeningandmed sees või ongi, et sinu pildid on seal nagu treeningandmetena sees, siis ega ei saa väga tõestada, et mingi ettevõte on minu pildi nüüd võtnud ja siis seda ära kasutanud. Aga selle projekti puhul ja meie puhul on see, et õnneks on Euroopa Liit neid asju üsna tugevalt reguleerinud, mida siis võib andmetega teha. Et meie projekti puhul oli see, et kuna me kasutamegi siis neid vabavaralisi lahendusi, siis meil on see kontroll selle üle, mis me nende andmetega teeme, on täiesti enda käes. Et ta ei lähe nagu, et me ei võta seda inimese pilti ja ei saada seda kuskile kolmandale osapoolele, kes selle omakorda võib saata kuskile edasi ja siis, et me ei tea, mis sellest nagu edasi saab. Et meil põhimõtteliselt oligi oma enda nagu serverites, mis siis meie nagu teenusepakkujate poolt meile siis nagu teenusena oli sisse ostetud, kes ka jälgivad siis neid nõudeid, et inimeste andmed kuskile nagu lekkima ei läheks. Ja et see siis nagu võimaldas meil põhimõtteliselt omada ülevaadet kogu aeg sellest, et mis nagu nendest inimeste piltidest ja asjadest saab. Sest ma tean, et on tegelikult olemas ka neid AI fotolahenduste pakkujaid, mis ongi oma siis nendes teenustingimustes välja toonud seda, et nad võtavadki sinu pildi, nad kasutavad seda treeningandmetena ja kui sa ei ole nõus, siis sa ei saa lihtsalt pilti teha, aga kes see neid tingimusi ikka loeb, et Euroopas ei ole sellised ettevõtted küll, aga USA-s mõni konkurent, mis ma olen nagu näinud, on nii nagu tegemas. Ja ju kui sa kasutad online'i, ega siis sa tegelikult ju ei tea ka täpselt, et kus või kelle oma see on ja eks tihtipeale see käib kaasas sellega, et kui sa kasutad tasuta rakendust, siis paraku midagi sa ikkagi annad vastu ja enamjaolt sa annad siis andmeid.
aga kui me räägidagi natuke nendest riskidest või murekohtadest laiemalt, et kindlasti üks on see, et kuhu mu pilt kaob või kuhu ta jääb. Kas on veel mingeid asju, millega sa oled kokku puutunud, et kui inimesed kasutavad teie toodet ja neil on ikkagi see kahtlus, et okei, ma ei tea, kas ma ikkagi julgen veel seda tehisintellekti kasutada just nagu pilditöötluses või pigem on juba see, et inimesed üsna vabalt tulevad kaasa nende mõtetega ja liiga palju ei muretse. Jah, ma pigem olen täheldanud seda, et kui ta juba nagu on kuskil lahendusena nagu üleval, et siis ega seal väga keegi ei mõtle selle üle, et mis seal nende andmetega edasi saab. Aga noh, see on jah, lihtsalt midagi, mis me nagu ise oleme pidanud oluliseks, et me ei hakkaks nagu inimeste andmeid ära kasutama. Ja noh, seal nagu lisaks on veel nagu see, et tegelikult kui me nagu isegi tahaks seda, siis noh, et see maht, milles meil neid pilte genereeritakse, ta ei ole nagu veel piisav selleks, et tegelikult neid nagu mudeleid olulisel, seda konkreetset mudelit, mis siis selle nagu nii-öelda deepfake imise taga on, olulisel määral parandada, et isegi kui me tahaks, siis seal ei oleks ärilist mõtet hetkel. Et on nagu teisi meetodeid, mis aitavad paremat tulemust saada. Sa tõid tegelikult juba selle sama termini juba lauda, et deepfake. Äkki seletad lahti läbi oma siis toote, mis teil on, kuidas teie saate deepfake teha näiteks enda siis programmi kaudu? No jah, sellepärast, et seesama tehnoloogia, mis on nii-öelda justkui deepfake imise taga, on ka üks komponent, mis seal meie enda siis lahenduses sees on. Noh, ta ei ole küll nagu ainus komponent, ta on lihtsalt nii-öelda viimane samm, mis siis teeb selle tulemuse natuke veel paremaks, aga põhimõtteliselt ongi see, et sa saad võtta lihtsalt inimesest ühe pildi ja siis temast teha nagu ükskõik mis muu teemaga pildi, no praktiliselt juba ükskõik mis stsenaariumis sa tahad, et jah, et kas siis pildi kujul või tegelikult nüüd on juba ka, olen näinud video kujul neid tööriistu, mis võimaldavadki lihtsalt inimesel võtta ühe pildi, ühendad ennast veebikaameraga ära ja siis ta laivis nii-öelda paneb selle inimese näo sinna. Ja tegelikult need on juba päris head, et vahepeal, kui ma olen ise ka sotsiaalmeedias käinud ja alati kui sotsiaalmeedias sa scrollid, siis ei jõua kõikidesse asjadesse väga põhjalikult süveneda ja siis esmapilgul on tulnud ka mul neid hetki, kus ma vaatangi, et oid, kas on nagu päris, aga siis kui natuke süvenema hakkad, siis juba nagu mingid asjad seal on veel, mille järgi saad nagu aru, aga juba nagu esmapilgul vaadates, siis ma ütleks, et päris palju petab inimesi ära. Et mul endal isa ka üks päev helistas mulle, ütles, et ma nägin, et Terevisioonis reklaamiti ühte investeerimisvõimalust, et sa oled ka investeerimisest huvitatud, et mis sa arvad sellest? Ja siis tuli välja, et oligi mingi deepfake ja siis pandud sinna mingi fake platvorm taha ja lubatud siis mingid suuri summasid inimestele kokku, et see on juba muutumas väga, väga lihtsaks. Ja tegelikult seesama tarkvara, mis on see Deepface Lab, see, mis seda nagu teeb, seda tegelikult, ma ütleks, on üsna lihtne kasutada juba kõikidel. Et sa vaatadki YouTube'ist mingi tutoriali ära, tõmbad GitHubist selle repo endale arvutisse ja sul läheb küll head arvutit vaja, aga nagu tehniliselt sul ei ole vaja nagu väga mingit spetsiifilisi oskusi. Mis teeb selle lihtsalt kättesaadavaks, mis teeb sellega natukene nagu nii-öelda hirmsamaks, et kui on inimesi, kes nagu tahavad seda pahasti ära kasutada, siis et see on nagu muutumas lihtsamaks. Ja eks see on lihtsalt midagi, mille osas tulebki enda vanematel, ma olen oma vanavanematele ja vanaemale ka öelnud, et ei tasu nagu päris kõike osaldada, mida nad näevad, et eks see teadlikkuse tõstmine ongi see, mis selle osas nagu
aitab. nõustun. Mina kusjuures viimastel koolitustel, isegi kui ma näiteks mõnda finantstiimi koolitan, siis ma kõikegi toon lihtsalt nagu väikse kõrvalepõikena selle pildi ja videomaailmas ja just sellepärast, et rääkida sellest deepfake idest ja sellest, et ka isegi kui me hoopis mingiks muuks otstarbeks kasutame tehisintellekti, me tegelikult oleksime kursis sellega, sest see on kindlasti valdkond, mis kasvab väga palju. Sest tegelikult nüüd sa saad juba ka nojah, eesti keeles on see keerulisem, aga inglise keeles on võrdlemisi lihtne ka kopeerida inimese häält. Et kui näiteks keegi võtaks teie podcastist mingi lõigu, söödaks selle mudelile ette, siis tegelikult saab juba nagu päris head ja päris usutavat tulemust sealt kätte. Jaa, tõsi. Ja ma arvan, et võib veel ühe küsimuse siia juurde lisada selle poole pealt, et mis on võib-olla su ise, sa oled ise ka toonud selle välja, et sa ise programmeerimist, et oled teinud mingisugused widgetid enda veebilehele, kõike seda poolt, aga mis on mingisugused tööriistad, mida sina kasutad või on sul mingisuguseid selliseid suundasid, mida sa praegu silma peal hoiad ja sind inspireerivad? Jah, selles ma ütleksin, et ma ise kasutan enamasti kõige rohkem ChatGPT-d. Ma olen väga suure osa nendest erinevatest tööriistadest nagu aja jooksul läbi katsetanud ja mänginud nendega, aga mingil hetkel on nagu see, et kui sa ajad taga seda nii-öelda mõneprotsendilist siis selle nagu tulemuse või vastuse paranemist, et siis see aeg, mis sa paned nende erinevate tööriistade nagu katsetamiseks, et siis ta enam ei anna sulle nii palju nagu tagasi. Et mis on iseenesest et miks tegelikult ongi nagu sellised nagu podcastid ka võib-olla head, ongi see, et kui on nagu inimesed, kes teevadki seda, kes nagu tegelikult ka sellega, et nad päevast päeva vaatavad, mis ongi need nagu parasjagu uusimad asjad ja lahendused, et siis, et nende käest nagu saad jälle teada, et mis on selle nagu konkreetse kasutusjuhi jaoks kõige nagu efektiivsem, et siis ei pea ise nagu panema nii palju nagu aega lihtsalt sellesse, et nendega mängida. Sest see on nagu põnev, et neid erinevaid asju katsetada ja nendega mängida, et võidki jääda nagu erinevate tööriistadega seal nagu oma aega selle peale nagu kulutama, aga vahel on hea, kui on keegi, kes ütleb sulle, et nüüd kasuta seda, nüüd tuli see parem välja ja siis võtadki selle nüüd kasutusse. Aga jah, ChatGPT hetkel ka peamiselt sellepärast, et nende see uus pildimudel, mis nüüd välja tuli, et kuna ta oma olemuselt on, mitte olemuselt, tehnoloogiliselt on hoopis teine kui need kõik teised mudelid, mis on varem enne seda olnud, ka need erinevad Talle ja Midjourney mudelid, mis olid põhimõtteliselt ma ei tea, mis eesti keeles on, aga diffusion sellel nagu põhimõttel, siis nüüd neil on nii-öelda uus meetod, mis siis võimaldab neid pilte teha nii palju paremini. Ja et hetkel ma peale selle rohkem nagu pildimaailmas ei olegi nagu rohkem kasutanud. Ja siis on nagu veel see, et kui sa saad seal nagu pildi sealt ChatGPT-st kätte ja sa tahad seal nagu mingeid asju nagu parandada ja tahad selle nagu mingi inimese seal nagu paremaks teha, siis selle jaoks on veel nagu mingid omaette tööriistad, mis meil siis nagu seal, mis me ise oleme nagu teinud, mis siis selle konkreetse nagu kasutusjuhu jaoks on, et kui tahta nagu teha veel midagi nagu, mida see ChatGPT veel ei tee. Aga muidu jah, ma ütleks, et see ChatGPT pildigeneraator on päris hea. Ehk saab nii-öelda mõne leiad omale need peamised lemmikud rakendused ja saab nendega ilusti toimetatud. Meie aeg episoodil on täis saanud. Aitäh sulle, Reio, et sa võtsid selle aja ja tulid jagama. Ma arvan, et see on selline jälle üks hea use case ja kasutuslugu, mis näitab seda, et kuidas sul on võimalik hoopis nii-öelda mittetehnilise taustaga tulla, võtta seda entusiasmi kaasa ja uudishimu ja leida siis omale selline AI valdkonnas hoopis siuke äge nišš ja nišitoode. Ja loodan väga, et Portrail läheb hästi, leiate omale veel ägedaid uusi tootelahendusi, uusi turge, kus toimetada. Aitäh sulle! Aitäh, Sandra!
aitäh kõik kuulajad, et te olete jälle ühe nädala meiega veetnud. Kui episood meeldis, siis kindlasti jagage seda, pange kindlasti follow, et järgmisel reedel olete kohe kursis, kui uus episood tuleb, iga reede episood tuleb ja toimetame selliselt hea meelega edasi. Ilusat reedet ja kohtumise uuel nädalal. Tšau, tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.